Tere päevast, head külalised siin saalis ja ekraanide taga. Mul on hea meel avada tänase sündmusega täiskasvanud õppija nädal ehk lühidalt Tõnn. Kõlab nagu tore Eesti nimi või võiks öelda, et mida Tõnn ei õpi, seda Tõnis ei tea. Tõnn on üle-eestiline täiskasvanu haridust populariseeriv ning õppimisvõimalusi tunnustav üritus, mille raames on fookuses inimese õppimine ning enesetäiendamine kogu elu jooksul ja mis sai oma avapaugu aasta 2021 õpitunnis. Meie pidevalt muutuvas ja arenevas maailmas on õppimine ja enesetäiendamine ühiskonna arengu põhiline eeldus. Muutub ju pidevalt kõik meie ümber. Avastame aasta-aastalt üha rohkem oma maailma saladusi ja saame uusi teadmisi. Õppimine ei lõppe noore koolipingis, vaid täiskasvanud inimese elus on uute teadmiste omandamine olulisel kohal, sest elu pakub pidevalt avastamisrõõmu. Seetõttu tänamegi täiskasvanud õppijaid sellel aastal juba 24. korda ning teeme parimatele kummarduse. Me tunnustame täna tublisid aasta õppijaid, õpitegu ning koolitajaid. Kiidame parimaid ja anname indu edasi tegutsemiseks. Lisaks tublidele õppijatele on täna meiega ka põnevaid muusikalisi elamusi pakkuvad Valter Soosalu ning Jako Maltis. On aeg asuda asja kallale ning ma palun tervitussõnadeks lavale Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts. Ole hea. Head õppijad, koolitajad, elukestval õppele innustajad nii siin kui ekraani taga. Eesti rahva harituse garantii on tark, terve ja elurõõmus inimene. Teame uuringutest, et vanus ei sea enesearendamisele piire ja õppimisvõimalused on Eestis kättesaadavad kõigile, kel peale hakkamist ja soov õppida. Suures osas on just täiskasvanud need, kes annavad panuse meie ühiskonna arengusse ja nii on riigina eriti oluline panustada elukestvasse õppimisse. Meie hoiakud ja õpiharjumused mõjutavad ka meie laste õpihimu. Oleme siin eeskujud. Õppimine lapseeas on suur pingutus. Õppimine täiskasvununa töö, pere ja igapäevaste kohustuste kõrvalt veelgi suurem väljakutse. Selle hinda teavad kõige paremini just need, kes seda teed praegu käimas või kes on äsja oma õpingutega sihtpunkti jõudnud. Uuringute tulemused näitavad, et elukestvas õppes osalevad inimesed on õnnelikumad. Seejuures pole tähtis, kas nad tõstavad oma haridustaset, õpivad uut eriala või võtavad osa isiklikest huvidest lähtuvatest koolitustest. Eriline au kuulub aga tänastele nominentidele, inimestele ja organisatsioonidele, kes jutustavad oma õppimise või õpisündmuse loomise lugu. Oma lugusid ja saavutusi jagades tekitate huvi teistes, kes võivad olla sarnases olukorras. Positiivset eeskuju näidates julgustate paljusid, kes täna kahtlevad, kas töö ja laste kõrvalt on võimalik omandada magistrikraad, saavutada uus kvalifikatsioon või kas hobist võib saada sissetulekuallikas. Kõiki, kes kahtlevad oma suutlikkuses õppida, nii mõnigi teist on pärast õppimise karussellile astumist jõudnud õpetaja või koolitaja elukutseni. Sellise valiku üle saab vaid rõõmu tunda ja uhkust tunda. Teil on võimalus muuta elusid. Head täiskasvanud õppijad, tänan teid ja soovin edu edastiste teadmiste omandamisel. Tänan õppimise toetajaid, edendajaid ning mitmekülgsete õppimisvõimaluste pakkujaid, kes te olete paindlikud haridusteed võimalikuks teinud. Tänan ka teid, õppijate lähedased, pered, sõbrad. Tänu teile on õpitee alati siledam ja mäed ning karid, mida ületada laugemad. Suur tänu teile! Suur aitäh! Järgmisena palun tervitussõnadeks lavale Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andrase juhatuse esimees Ene Käpp. Head kaasteelised, Tõnn ehk Tõnis toimub juba 24. korda. No see iseenesest ei ole midagi muud kui loetud arv päevi oktoobrikuus, kuid selle toimumiseks on nähtud palju vaeva
ja see töö on ära tehtud suuresti vabatahtlikkuse korras. Ma soovin südamest tänada kõiki Eestimaa maakondade täiskasvanuhariduse võrgustike liikmeid ja teid, head täiskasvanuhariduse koordinaatorid. Ühe kauge maa vanasõna ütleb nõnda, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi, aga kui tahad minna kaugele, mine koos. Ja siit tuleneb üks ja väga oluline kaasaegne vanasõna: koostöö on elukestva õppe võti. Ma soovin tänada ka Haridus- ja Teadusministeeriumi. See täiskasvanud õppija nädal ja täiskasvanuhariduse populariseerimisega seonduv on hea näide riigi ja kolmanda sektori koostööst. Aitäh tegusate väljakutsete ja usalduse eest. Hoidkem ennast ja jõudu ja head tahet meile ning õpime mõnuga. Aitäh! Aeg on asuda tänase päeva piduliku osa juurde ning alustada vabariikliku tunnustamise tseremooniaga. Me alustame aastaõppija 2021 nominentide tutvustamisega. Sellel aastal esitati aastaõppija tiitlile kokku 135 kandidaati. Iga maakonna laureaat kandideerib aastaõppija tiitlile. 15 maakonna ja Tallinna linna laureaatide hulgas kandideerivad tiitlile Harjumaalt Aira Jõõts, kes asus endise lasteaiaõpetajana end täiendama ning töötab nüüd Raasiku valla raamatukogus laste ja noorte kirjanduse osakonna raamatukogu hoidjana. Tenno Lauri Hiiumaalt, Kaire Keero Ida-Virumaalt ja Külli Rand Jõgevamaalt. Külli on öelnud, et õppimine on tema ellu toonud tohutult palju enesekindlust ning andnud usu, et ta saab esialgu võimatuna tunduvate ülesannetega suurepäraselt hakkama. Veel kandideerivad auhinnale Ülle Leesmaa Järvamaalt, Kristel Tereping Läänemaalt ja Signe Puusepp Lääne-Virumaalt, kes jätkas oma kunagi katkestatud õpiteed ning juhib nüüd nii robootikaringe kui alustas tööd erivajadustega laste tugiisikuna. Inspireerivaid näiteid on veel. Piret Rammo Põlvamaalt, Kaire Parts Pärnumaalt, Maarja Võrk Raplamaalt ning Triin Arva Saaremaalt. Triin on tõdenud, et õppimine on toonud ka rahu ja leppimist, et kõike ei peagi oskama ja kõike ei saagi kunagi teada. Veel on kandidaatideks Tallinnast Anu Lipp, Tartumaalt Kristiina Värnik, Valgamaalt Anneli Uhvert, Viljandimaalt Andres Härm ning Võrumaalt Olga Aniščenko. Olga arvates on õppimine lahutamatu osa inimese arengust. Just haridus ja teadmised aitavad saada sõltumatuks. Kohe me saamegi teada, kes neist tublidest õppijatest on valitud aastaõppija 2021 laureaadiks. Aastaõppija otsustas pärast pikaaegset politseitööd teha olulise karjääripöörde ning asuda õppima hooldustöötajaks. Arvestades meie ühiskonna vananemist ja meditsiinivaldkonna kriitilist tööjõu vajadust, on tema eriala valik ja uuel ametil jätkamine kogukonnale suureks kingituseks. Laureaadi sõnul on eriala vahetus ja taas õppima asumise suurim väärtus pidev eneseareng. Aastaõppija 2021 on Hiiumaalt pärit Tenno Lauri. Palju õnne, Tenno! Ja omalt poolt soovin tänada Haapsalu Kutsehariduskeskust, suurepärane kool. Ja kõik kaasvõitlejad HT20 rühm tulid väga tublid. Ja kõiki lähedasi tänan samuti. Töidelt kõik. Aitäh ja palju õnne veel kord!
me käisime oma kaameraga ka Tennol külas ning vaatame nüüd videot. Aastaõppija 2021. Tenno Lauri. Tere, minu nimi on Tenno Lauri ja töötan siis Hiiumaa haiglas meditsiinilise transpordi autojuhina ja samuti ka hooldekodus Samaria Eesti Mission hooldustöötajana. Tenno oli 30 aastat Hiiumaal politseinikuks. Peale seda, kui olin jäänud pensionile, tundsin, et milleks siis 50+ mees, et miks ta peab siis kodus istuma. No see ei ole absoluutselt mitte vajalik ja mulle ei meeldi ka see tegelikult. Ja avanes soodne võimalus Hiiumaa haiglas asuda tööle meditsiinilise transpordi autojuhina ja ma haarasin sellest kinni kohe. See ei ole veel kõik. Tenno läks ka õppima. Tekkis mõte, miks ma seda hooldustööd õppima läksin. Septembri keskel siis algas õppetöö Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Eile oli lõpueksam ja see kulges edukalt. See on siis MTÜ Eesti Mission Samaria hooldekodu, kus siin pool otsas on kauplus ja teise pool otsas on siis hooldekodu. Hooldekodu on selline väike hubane, 16 kohta maksimum. Ma õppisin töötamise kõrvalt. Võimaldati vabu päevi nii meditsiinitranspordi töölt kui ka hooldekodust. Et graafikud sai omavahel ilusti klappima ja ei olnud probleeme selles suhtes. Haapsalu Kutsehariduskeskuse kohta võin öelda, et suurepärane kool, kõik õppejõud on väga jõustavad ja toetavad, abistavad kõike võimalikul moel. Nii et olge julged, minge õppima, tulge Haapsalusse. Aitäh, Tenno, veel kord. Komisjon otsustas, et aastaõppija kategoorias väärib esiletõstmist ja eripreemiat veel üks inimene. See on õppija, kes 5 lapse emana ja abikaasana leidis endast jõudu pärast 26 aastat õppimist asuda taas kõrgkooli ning lõpetada bakalaureusõppe cum laude. Teie ees on aastaõppija eripreemia laureaat Maarja Võrk Raplamaalt. Iga õppija peab ikka tänama oma õpetajaid. Nii et esimesed sammud õpetas sotsiaalvaldkonnas minule selgeks Pärnu kolledži kollektiiv, kaaslased. Loomulikult tahan ma tänada oma suurt peret, oma abikaasat, kõiki 5 last. Ja täna inspireerivad mind hoopiski Tartu Ülikooli magistrandid. Nimelt ma liigun seltskonnas, kes õpib kogukondade arendamist. Nii et tervitused neile ka. Aitäh! Meil on loomulikult käinud operaator ka Maarjal külas, nii et vaatame selle videoklipi ära ja siis ma küsiksin ka mõne küsimuse. Aastaõppija 2021. Eripreemia. Maarja Võrk. Töömaja on ellu kutsutud selle jaoks, et aidata sõltuvusprobleemidega inimesi. Et see on nüüd siis töökoda. See on töömeeste jõusaal. Siin on meie kuulus aroonia siirup. Seda mehed ise korjasid. Mina andsin retsepti, kuidas teha, ise tegid. Olles siis kokku puutunud rehabilitatsioonitööga, kuidagi tundus, et sellega tegelevad põhiliselt kristlikud organisatsioonid, mis liiguvad annetuste põhiselt. Et see on tegelikult hoopis laiem probleem. Internetis leidsin ma Pärnu kolledži ja seal oli kirjas sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus. Ja vot see oli minu jaoks nagu võtmesõna. Et seda pausi, mis eelmisest õppimisest oli jäänud, ma ei julge öelda, see oli 26 aastat.
Esimesed sessioonid, siis mul oli selline tunne, nagu keegi üritaks kulbiga panna tarkust sinna, kus ei mahu. Oli nagu selliseid ajuosasid, mida ei ole väga ammu kasutanud. Ja ometi see on mööduv nähtus ja see hakkas meeldima. Tuli välja lõpuks nii, et lõpetasin cum laudega. Ma arvan, et ma olin Pärnus väga hea õpilane, sest et õpetada on väga hea sellist inimest, kes tegelikult tahabki teada saada midagi ja mul oli neid teadmisi vaja, et ma tulin Pärnust siia samma töömajja, et ma tõin need teadmised kaasa ja ma olen väga-väga palju asju saanud otse rakendada. Tõeliselt inspireeriv, Maarja. Mul oleks üks küsimus. Mind lihtsalt ennast isiklikult väga huvitab ja ma usun, et ka paljusid teisi emasid. Kuidas leida endas jõudu ja motivatsiooni 5 lapse kõrvalt asuda õppima? Võin sulle saladuskatte all öelda. Kõigepealt tuleb leida endale hea mees. Siis tuleb üles kasvatada need 5 last hästi tubliks. Ja pärast seda avanebki sul võimalus tegeleda asjadega, mis sind ennast huvitavad. Fantastiline. Teeme suur aplausi Maarjale. Aitäh inspireerimast. Üllatusi on laureaatide valimiskomisjonil muidugi veel varuks ja me anname täna välja ka teise eripreemia. Preemia laureaat jätkas pärast 14 aastat vaheaega õpinguid Tartu täiskasvanute gümnaasiumi e-õppes ning lõpetas selle hõbemedaliga. Tema töökaaslased on näinud tema pidevat ja süstemaatilist pühendumist enesearengule ning see on levitanud tema töökollektiivis elukestva õppe ideed. Palun lavale eripreemia laureaat Andres Härm Viljandimaalt. Siinkohal tahaksin tänada oma abikaasat, kelle arvelt see kõik muidugi toimus, see koolis kõik ja kes mind motiveeris. Ja kena kollektiivi, kes alati küsisid ja innustasid mind edasi pingutama, et ma jumala eest pooleli jätaks. Ja muidugi ka neid toredaid õpetajaid, kes uskusid minusse ja vaatasid, et minust võib ikkagi asja saada, et seda kõverat puud saab ikka sirgeks kasvatada. Käisime videot tegemas ka Andrese juures, nii et viskame nüüd sellele pilgu peale. Aastaõppija 2021 eripreemia. Andres Härm. Tere, mina olen Andres Härm ja mina õpin Tallinna Tehnika kõrgkoolis infosüsteemide korraldamist. Ma olin päris pikalt tööpõllul. Ei tahtnud nagu kooli minna, sest raha teenimine oli minu põhieesmärk. Kuskilt maalt tuli juba raha teenimisel lagi ette, et siis pidi haridusega hakkama järgi minema. Kui ma nüüd haridusega edasi lähen, siis ma saan samal ajal minna ka tööpõllul kõrgemale. Mul naine, kes käis ülikoolis, näitas, kui lihtne on tegelikult tänapäeval koolis haridust saada. Võrreldes sellega, mis oli 15 aastat tagasi, on olemas e-õpped ja digivahendid selle läbiviimiseks. Ma otsustasin, et ma teen gümnaasiumi täies mahus ära. Oma õpinguid jätkasin ma Tartu täiskasvanute gümnaasiumis. Tänu sellele, et seal olid nullkursused, tekkis mul õpetajate vastu usaldus ja ei tahtnud seda usaldust murda ja jätkasin õpinguid 3 aastat järjest ja lõpetasin see aasta gümnaasiumi hõbemedaliga. Ja edasi läksin ma õppima Tallinna Tehnika kõrgkooli. Tänu õppimisele sain ma juurde enesekindlust ja eneseusku, et ma olen sellisteks asjadeks võimeline ja veel enamakski. Täna sai mul siin Rakveres tund läbi, sõidan koju Viljandisse, kus mind ootab naine ja 2,5-kuune laps.
ja homme sõidan juba tagasi siia Rakvere külje all Mõdrikule, kus mul hakkavad uuesti tunnid. Kui sa selle tunnistuse kätte saad ja sa näed, kui palju seda vaeva selle nimel nähtud on ja see tunnustatakse hiljem selle eest, see tasub alati ära ennast. Minge õppima. Suur tänu sulle veel kord. Ma küsiksin võib-olla lisaks, et mida sa ütleksid nendele inimestele julgustuseks, kes kardavad e-õpet? E-õpe on väga hea selles suhtes, et sa ise saad valida, kuna sul tunnid hakkavad ja lõpevad, kas laupäeva öösel või esmaspäeva õhtul või kunas graafik lubab. Ei pea kellegi teise järgi nagu graafikut sättima, et sätid enda järgi. Kui lihtne on seda arvutit avada oma nii-öelda õhtusest ajast, oma pereajast, oma võib-olla sellest puhkemomendist, kus tegelikult oled tööst väsinud ja tahaks võib-olla lesida lihtsalt diivanil ja vaadata telekanaleid. Jah, see alguses oligi kõige raskem, et pidid õppima uuesti õppimise ära. Ja siis kui juba head tulemused tulid, siis läks juba iseenesest kõik. Et algust tuleb hea kogemus saada ja siis selle najal edasi minna, järjest edasi püüda. Nii, et soovitad e-õpet? Jah. Suur aitäh sulle! Kõikide aasta õppija tiitlile kandideerijate seast sai oma valiku teha ka rahvas ja nõnda käis 1. kuni 15. septembrini vilgas rahvahääletus. Kui hääled kokku loetud sai, oli kindel ka selle aastane rahva lemmik. Raasiku valla laste ja noorekirjanduse osakonna raamatukogu hoidja Aira Jõõts, palun lavale! Elus me õpime erinevaid rolle ja tavaliselt öeldakse, et ole ehe, ole sina ise, ära kanna maski. Mina vastupidi julgustan väga erinevaid maske kandma, ka kõige hullumeelsemaid. Nii nagu ma olen 3 aastat õpingutega kandnud enesekindluse maski, olen väga tark maski ja nii edasi. Iga see kandmine annab kogemuse ja jääb sinu sisse. Ja ükskord need killud moodustavad mosaiigi. Igal ühel on oma värv, oma sära. Ja see mosaiik lõpuks annabki eluvalguse. Ma tahan tänada oma perekonda, oma väga kannatlikke sõpru ja kindlasti oma kolleege, kes igapäevaselt mind on inspireerinud ja motiveerinud. Ja tahan tänada ka kõiki märkajaid, sest märkamine on suur anne. Aitäh! Aitäh sulle! Ka Aira juurde viib meid kaamerasilm. Käivitame video. Aasta õppija 2021. Rahva lemmik. Tere, mina olen Aira Jõõts. 20 aastat olen töötanud lasteaias ja viimased 3 aastat töötan Raasiku valla raamatukogus. Minu haridustee peale gümnaasiumi lõpetamist läks edasi Rakvere pedagoogikakooli ja hiljem siis Tallinna ülikooli, kus ma siis lõpetasin lasteaiaõpetaja eriala. Ühel hetkel tunned, et oled teatud rutiinis, et sa lähed tööle ja teed neid samu asju ikka ja jälle. Et see oli põhjus, miks ma tahtsin eriala vahetada. Kandideerisin Raasiku valla raamatukokku laste osakonda. Siia tööle tulin ma täiesti raamatukogu hoidjaks, et kukkusin nii karjääriredelil kui ka palgas kaotasin. Aga samas see on see koht, mis on täiesti minu koht. Ja et uues töökohas olla
väga hea, siis mõtlesingi minna edasi õppima. Ma läksin õppima Tartu Ülikooli infokorralduse eriala. 3 aastat õppida oli raske. Eriala minu jaoks oli täiesti uus ja töö ja laste kõrvalt oli ka raske õppida. Oli selliseid loobumishetki, oli pisaraid, oli kõike, aga tänu toetavatele sõpradele ja kolleegidele ma sain sellega suurepäraselt hakkama, et ma iseenda üle olen ikkagi väga uhke, et ma lõpetasin need 3 aastat õpingut. Soovitan muidugi, minge kõik õppima, uraa! Aira, ole hea. Tule siia mikrofoni juurde. Me nimelt mõni hetk enne ülekande algust kohtusime lava kõrval ja sa olid väga murelik, et mida ma su käest küsin. Mul on siin paberi peal küll üks väga lihtne küsimus, aga ma küsin niipidi, et mis küsimust sa kõige rohkem kartsid, et ma küsin? Küsimus on küsimus. Kõik küsimused on vaja vastata. Ma isegi kardan võib-olla pingeolukorras seda, et mis su nimi on. See võib ka vale tulla. Võib juhtuda tõesti. Aga ma küsin siis ikkagi selle küsimuse ka ära, mis mulle siia on ette kirjutatud, muidu ma saan pärast võib-olla riielda. Milliseid muutusi on õppimine sinu ellu toonud? Väga hea küsimus. Suurepärane vastus. Aitäh, Aira! Õppimine viib meid elus edasi uute eesmärkide poole ning aitab saavutada uusi ning põnevaid eesmärke. Millegi uue ja põnevaga on meile külla tulnud ka muusik Jako Maltis. Teie ees on Heliredel. Jako Maltis ja Heliredel. Ole hea! Kallid Eesti naised ja austatud Eesti mehed, on lõppemas viimase poolsajandi joovastavaim suvi Eestimaal, mille põletab kuumadest sündmustest, sõnadest ja lauludest, lahvatanud lootuses oleme taas saanud iseendiks. Me ei ole enam niinimetatud kohalik põhirahvusest elanikkond, vaid me oleme jälle eestlased.
Jako Maltis ja Heli Redel. Jako, no räägi, mis imepill see selline on? Jah, selle pilli nimi on Heli Redel ja see on väikeste näpukestega ise tehtud. Kas see on pood, mida saab osta tavalisest kauplusest? Või vabandust, kas see on instrument, mida saab tavalisest kauplusest osta või? Jah, kui hinnad S-paki nagu riiulite vahelt ei leia seda. Aga selles mõttes mul oli idee, et ma tahaksin pilli puuterundlikku ja mind ajendas seda pilli muidugi toimetama see, et öeldi tarkade inimeste poolt, et seda ei ole võimalik teha. See ei hakka tööle. Ja see motiveeris mind hästi palju ja sealt ma leidsin inimesed Tallinna ülikoolist ja sai tehtud. See suurepärane, kõlab fantastiliselt. Ma lihtsalt täiesti muusikakauge inimesena küsin, et kas ka mina saaksin selle mängimisega hakkama? Sa saad mängida, kui su riided sisaldavad natuke staatilist elektrit. No seda on. Mõne noodi sa saad kätte. Isegi ilma riieteta ma tavaliselt midagi puudun, ma saan kohe aga mina olen ühenduses elektriga. Ja kui mina ühendan ennast ära ja meie 8 romantiliselt käest kinni hoiame, siis läbi minu on sul võimalik mängida. Suur tänu. Jako Maltis. Meil on seda suurepärast instrumenti ja Jakot võimalik veel hiljem kindlasti näha. Nüüd aga liigume edasi aasta õpiteo kategooria juurde. Nominente on samuti 16. Aasta õpiteole kandideerivad Lahemaa giidide koolitus Harjumaalt, Ivika Mägi autismikoolikeskuse avamine Hiiumaal, Ida-Virumaa baaskoolitus haigla COVID-19 osakonnas töötamiseks. Tallinna tervishoiu kõrgkool on hea näide õppeasutusest, kus reageeritakse kiiresti ühiskonna vajadusele. Kohtla-Järve struktuurüksuses korraldatud koolituse tulemusena said haiglate COVID-osakonnad endale juurde hädavajalikku tööjõudu. Koolitus kinnitas osalenutele ja õppejõududele meie tunnet ja empaatiat teiste inimeste vastu. Hindamatu väärtus kogukonnale ühtsustunde tugevdamiseks. Nominentide hulgast leiab ka Järvamaa festivali Hingelt noored, Lääne-Virumaalt ICDP nõustajate moodulkoolituse kogukonna lastevanemate sotsiaalsete oskuste parandamiseks ja Jõgevamaa projekti teisel ringil uuesti kooli, mille käigus asus Jõgeva täiskasvanute keskkooli erinevates klassides ja õppevormides õppima 40 uut õppijat. Läänemaalt kandideerib aasta õpiteo tiitlile koostööprojekt Tööharjutus Asukülas. Pärnumaalt kutsevaliku õppekava rakendamine Pärnumaa kutsehariduskeskuses, Põlvamaalt Põlva väärikate ülikooli loengud Kaguraadios ning Raplamaalt projekt Galerii kui kunstihariduse keskus, mille jooksul sai näha väga erinevaid näitusi, suhelda kunstnike ja kuraatoritega ning osaleda giidituuridel, töötubades ning kursustel. Saaremaa nominent on Saare Arenduskeskuse koolitussari Saaremaa Ettevõtlusakadeemia ja Vabaühenduste arenguprogramm, mis pakkus saarlastele parimaid koolitusi ja aktuaalseid teemakäsitlusi koha peal, kodusaarelt lahkumata. Lisaks leiame nominentide nimekirjast veel Tallinna Keskraamatukogu koolitusprogrammi Seeniorid digitargaks, Tartumaa Äksi kogukonna ühendamise ja kaasamise, Valgamaa Tatraleiva kogukonna loomise, Viljandimaa Mulgimaa peremängu ning vanemaealiste tööhõive võime suurendamise Võru maakonnas. Rõõm on aga tõdeda, et Eesti on kaetud toredate ja entusiastlike õpitegudega. Palun auhindade üleandmiseks taas kord lavale haridus- ja teadusministri kantsler Kristi Vinter-Nemvalts ja Andrase juhatuse esimees Ene Käpp. Aasta õpitegu laureaat on mänguline õpetamise viis, mille käigus tutvustatakse külamaju ja nende juures tegutsevaid kogukondi, talusid, kirikuid, mõisaid, varemeid, ettevõtteid ning looduskauneid paiku. Aasta õpitegu 2021 laureaat on Mulgimaa peremäng.
Tänan kõiki sellise tähelepanu ja usalduse eest. Me oleme üsna üllatunud, aga väga tänulikud. Meie Mulgimaa peremängu meeskonnal on paar põhimõtet, kuidas me toimime. Esiteks, kõige parem viis kedagi õpetada on olla ise eeskujuks, inspireerida ise oma tegevuste ja oma olemisega. Ja teiseks, meil on tegelikult väga suur meeskond. Sellel aastal aitas meil mängupäevi läbi viia, mitte ei aidanud, kes viisidki mängupäevi läbi 186 inimest. Ja nende väärtustamine ja tunnustamine on ülioluline. Te olete suurepärased. Ma tänan teid kõiki, kes te vaatate praegu ekraani kaudu meid. Ja muidugi meie meeskond, mina olen ainult täna, võtan vastu seda auhinda, aga Mulgimaa peremängu meeskonnas on 4 inimest. Jaanika Toome on selle peremängu algataja, idee algataja ja eestvedaja. Küllike Pihlap on meie kujundaja ja Krista Pegolainen Saar oli projektijuht ja mina siis tegelesin turundusega. Palju õnne veel kord. Ja. Aitäh! Ka Mulgimaale viis meid tee ja mida me sealt teada saime ja näha saime, seda kohe videoklipist. Aasta õpitegu 2021. Mulgimaa peremäng. Mina olen Jaanika Toome. Ja mina olen Kati-Katri Koppel. Mulgimaa peremäng käib väga lihtsalt. Tuled kohale ühel päeval Mulgimaale, siis kui on Mulgimaa peremängu päev ja kella 12 kella 6 on võimalik külastada kõiki mängupunkte, mis sellel päeval avatud on. Ja mängupunktidesse sissepääs on tasuta. Et tuled kohale sellesse mängupunkti ja seal siis vastuvõtja räägib sulle, mis sa seal punktis tegema pead, kas sa pead siis kaelkookudega jõest vett tooma, pesupallis pesu pesema või hoopis käsihöövliga hööveldama või kartuleid võtma või saab lihtsalt ringi vaadata ja kuulata ajalugu ja küsida inimeste käest, et kuidas nad siin elavad ja miks nad siin elavad. Ja siis saab templi, kui sa oled ülesande hästi ära lahendanud ja siis suve lõpuks, kui sa oled kõik templid kokku kogunud, on sul võimalus võita auhindu. Siin on Rimmu külanaised, pesevad pesu käsitsi. Meie mängupunkti nimi on Rimmu külamaja ja meie oleme teinud siin juba mitmendal aastal pesupesemist. Mina tegin Naatsaku talu mängupunkti. Iga aasta oleme teinud siis midagi erinevat ja see aasta tegime kolbajahti. Inimesed siis käisid väikse kaardiga ringi, pidid leidma üles need erinevad kolbad kaarti kasutades ja ära määrama, mis loomaga on tegu. See on ka tore. Jaa, ma arvan, et see on Tarvastu käsitöökoda. Tarvastu käsitöökojas on iga aasta saanud punuda paelu, teha sellist rahvuslikku käsitööd natukene. Kohalik kogukond saab tunda, et siia tulevad inimesed ja nad tahavad siia tulla ja kes neile ütlevad, et teil siin Mulgimaal on äge, tore elada ja siin on nii ilus, nad saavad selle tunde, et siin on tõesti nagu vahva, kui nad ise vahel ei saa aru, siis kui sul on ikka päeva jooksul 100 inimest öelnud, et teil on siin nii tore elada, siis sa ise ka lõpuks usud, et siin on tore elada. Palju õnne veel kord. Me ju kõik teame, kui põnev ja tõhus on lastele läbi mängu midagi õpetada. Aga kas mängulisel õpetamisel või õppimisel võiks olla ka ülemine vanuse piir? Tanel, kas sulle meeldib mängida? Olude sunnil teen seda iga päev hästi palju. Ja mulle meeldib ka, jah. No võt, kõikidele inimestele meeldib tegelikult mängida. Ja Mulgimaa peremängul saavadki kõik mängida. Ja kõige ägedam on veel see, et siis saab midagi uut ka teada. Mitte ainult lapsed, aga ka suured inimesed. Nii et ootame teid kõiki järgmisel suvel Mulgimaa peremängule. Absoluutselt, oleme kohal. Palju õnne veel kord, aitäh! Mängimine on tõepoolest tegevus, mille käigus avardame oma fantaasiat ning õpime ja kogeme uusi asju. Mängimisega tegeleb ka meie tänane järgmine muusikaline külaline, kes on kaasa võtnud taaskord ühe väga erilise pilli, millest ta meile siin kohe ka kõlad lendu laseb. Teie ees on muusik ja dirigent Valter Soosalu.
Valter Soosalu. No nii, Valter, räägi nüüd, mis imepilli sa meile oled kaasa toonud? Selle pilli ametlik nimi on Harpegi. Ma ise ütlen talle hellitavalt mõnikord kannel, sest see on eestlasele lihtsam öelda. Ma tahtsin just öelda, et mis kandlelaadse pilli sa oled meile kaasa toonud? Jah, ta on niisugune, et Harpegi on ta nimi. Vahel öeldakse tema kohta ka Carpaccio, mõnikord öeldakse Harpüüa, sest Harpegi ei jää tihti inimestele meelde, nii et veel kord Harpegi. Aga kannel ei öelda kunagi, jah? Öeldakse ka, aga see ei vasta tõele lihtsalt. Aga kui keegi ütleb sulle, et jõu kandlemees, et siis pigem nagu... Siis oled pigem dirigent, jah? Mõtlen isegi vahel naljatab isi kandlemees, jah. Aga mis sind ajendab? Ma natukene seda taustalugu tean, sest me tunneme omavahel ja sotsiaalmeedia teeb imesid, saab jälgida, mis teine inimene teeb oma kodus. Et ma olen näinud neid imelisi videod, mis sa selle instrumendiga oled teinud, aga kust sa leidsid kust sa selle instrumendi leidsid ja kust sa tuli mõte õppida selgeks mingisugune täiesti erakordne ja uus instrument? No vaat siin räägite enne ka e-õppest ja e-lahendustest ja eks ma ka e-kaudu selle pilli leidsin, et tõesti ta YouTube'is mulle vastu tuli ühel ilusal päeval ja kohe tundsin, et nüüd on jama, et nüüd on seda pilli vaja ja eks ta üsna varsti tuligi ja tõesti, selles ma viimasel ajal olen selle peale hakanud mõtlema ka, et elus ole juba natuke pilli harjutatud ja mis mul siis nüüd pähe hakkas, et ma pean nüüd jälle nullist hakkama ühe uue pilliga veel nagu kuhugi minema, aga ilmselt see käib elu juurde, et tuleb kogu aeg õppida ja see hoiab sind värskena. Nii et mind see pill igatahes värskena hoiab, ma loodan, et teid ka, kui ma teda mängin teile. Nii et armastus esimesest videoklipist, et vaadake siis ette. Just nii. Valter Soosalu, daamid ja härrad. Aitäh! Meil on aga aeg liikuda edasi aasta koolitaja kategooria juurde. Taaskord on nomineeritud igast maakonnast ning pealinnast Tallinnast, kust sellel aastal kandideerib aasta koolitaja tiitlile Daniel Kotšuba. Harjumaa nominent on Ilona Säälik, Hiiumaalt Jaana Nigu ning Ida-Virumaalt Ingrid Kuligina. Ingridi koolitused ei toimu üldse mitte klassiruumis, vaid viivad osalejad metsa, rappa, vee peale ja isegi maa alla. Tema on matkasporditreener ja ta tõdeb, et vahva töö tasuks on osalejate säravad silmad. Jõgevamaa nominent on Kadri Koha, Läänemaalt Airi Aavik, Lääne-Virumaalt Meelis Rebane ja Järvamaalt Sirli Kriisa, kes töötab Türi Ühisgümnaasiumi õpi- ja karjäärinõustajana ning kelle arvates on hea koolitaja tunnuseks nii seoste loomise oskus, praktiliste meetodite ja tööriistade sobitamine käsil oleva teemaga kui ka loomingulisus. Põlvamaalt on tõstetud esile Tiina Länkur, Pärnumaalt Pille Lend, Raplamaalt Liis Läll ja Saaremaalt Mari-Liis Sink, kes paneb inimeste silmad särama sotsiaalmeedia turunduse koolitusel ja kes tutvustab lisaks teooriale ka oma isiklikke kogemusi. Tartumaa nominent on Veiko Hani, Valgamaal Ahto Kaasik, Võrumaal Riina Kütt ja Viljandimaal Lea Kask, kes on hea näide sellest, kuidas julgus uusi asju proovida viib samm-sammult elukutseni, mida ta armastab. Palun aasta koolitaja 2021 auhinna üleandmiseks taas kord lavale Kristi Vinter-Nemvalts ja Ene Käpp, olge head. Aasta koolitaja 2021 laureaat on veendunud kogemusõppe pooldaja ja usub, et kõik täiskasvanud suudavad ennast juhtivalt õppida. Ta ütleb, et koolitaja töötab inimestega ja mõjutab seeläbi inimeste elu ning võimalik, et ka saatust. Seetõttu peab ta olema kindel, et tema koolitajana on selline inimene, kes väärib olema kaasinimeste elusaatuse mõjutajana. Laureaat on Riina Kütt. Palju õnne ja mikrofon on teie päralt. Üks
täiskasvanuhariduse klassikuid on öelnud, et täiskasvanute koolitajal saab laias laastus olla 3 sihti inimestega töötades. Kas aidata neil paremini hakkama saada selles olukorras, kus nad on, aidata neil leida mingi uus nende jaoks sobivam olukord, kontekst, või aidata muuta neil oma elu ja ühiskonda. Mina koolitajana pidin päris pikki aastaid arenema, enne kui ma hakkasin aru saama, et minu koolitaja missioonil on tõepoolest laiem raam kui lihtsalt see, et inimene paremini midagi oskaks. Ma olen väga tänulik, et seda raami aitasid minu jaoks avardada minu head koostööpartnerid ja loomulikult minu väga armsad õppijad, kellest ka õige mitu oli siis neid, kes mind sellel aasta koolitaja nominatsioonile esitasid. Ma väga-väga tänan kõiki koostööpartnereid, oma õppijaid ja tunnustusele esitajaid. Aitäh teile! Ja loomulikult tänan ma ka kõiki tulevasi õppijaid ja koostööpartnereid. Mulle väga meeldib inimestega töötada ja kui me varem ei ole veel kohtunud, siis ma loodan, et me ühel hetkel kohtume ja õpime koos. Palju õnne veel kord! Ka Riina tegemistel käisime me kaameraga külas, nii et vaatame videoklippi. Aasta koolitaja 2021. Riina Kütt. Mina olen Riina Kütt ja ma olen täiskasvanute koolitaja. Minu täiskasvanu koolitaja tee algas Naiskodukaitsest aastal 1999. Palju õnne siis 94. aastal Kalli Kaise. Sellest alates olengi olnud tegutsenud koolitajana, alguses Naiskodukaitses, siis Kaitseliidus ja praegu nüüd viimased aastad olen iseendale selles osas tööandjaks. Minu õppijateks on täiskasvanud õppijad ja inimesed, kes tegelevad täiskasvanute õpetamisega. Kindlasti on õppimine praegu meil ühiskonnas just sellepärast eriti tähtis, et ühiskond muutub kiiresti. Õppimine aitab olla paindlikum ja kergemini kohaneda ja selle tõttu ilmselt ka tunda võib-olla siis muutustest tingituna vähem stressi. Ja meil on selline ilus hüüdlause koolitajate kogukonnas, et õppimine, õnneks on vaja õppida. Täiskasvanute koolitajad ja inimesed, kes õpetavad üleüldse, õpivad väga palju, isegi hoolimata sellest, kas nad peavad õppima või mitte, sest et iga olukord on tegelikult uus. Ja minule tundub endale, et ma ei saagi olla koolitaja ilma, et ma õpiks. Õppimine on väga tähtis, sest õppimine annab meile rohkem valikuvõimalusi, rohkem valikuvabadust ja rohkem enesekindlust. Riina, kuidas julgustada inimesi uuesti õppima? Ma juba enne hoiatasin, et minu käest selliseid küsimusi küsides võib saada kergesti pooletunnise vastuse vähemalt, aga ma proovin kokku võtta ja siduda oma endise mõttega, et mulle tundub, et kõige paremini saab inimesi taas õppesse sellisel juhul, kui me mõtestamegi koolitajatena seda tegevust väga suures raamis. See ei ole mitte lihtsalt, et tule õppima, vaid see on tegelikult ühiskonna arendamise töö. Suurepärane. Palju õnne veel kord, Riina Kütt. Tublisid koolitajaid soovime tunnustada veel ning kuna konkurents oli tugev, anname välja ka 2 eripreemiat. Esimene eripreemia laureaat on viimased 10 aastat tegelenud inimkeskse ehk kõiki kaasava disaini praktiseerimise ja arendamisega. Koolitamine on tema jaoks pidev õppimine, sest õpetamise käigus saab ka ise pidevalt uusi teadmisi. Palun lavale tunnustust vastu võtma Daniel Kotšuba.
Palju õnne, Daniel. Kuulame ka sinu tänusõnu. Kes meist on keskmine inimene? Keskmiste soovide, keskmiste eesmärkide, keskmiste unistustega. Et me kõik varem või hiljem või suuremal või vähemal määral soovime, et meiega arvestatakse või et see keskkond, kus me toimetame, meiega arvestaks. Ja sageli me näeme enda ümber siiski nendele keskmistele tehtavaid nähtuseid või asju. Aga see ei nõua meilt tegelikult paljut, et märgata tegelikult inimeste mitmekesisust ja tegelikult vaadata elukaare üleselt tegelikult kõikidele sellele, mida me teeme tegelikult. See nõuab meilt tegelikult ainult nutikust ja väga-väga palju empaatiat tegelikult. Ja see muudab meid ju tegelikult ka lõpuks paremateks. Et ma väga-väga olen tänulik selle tunnustuse eest. Ma tunnen, et ma olen rohkem võib-olla õppinud kui andnud, et eriline tänu läheb tõesti abikaasale, perele, kunstiakadeemia perele, tänu kellele tegelikult, kellega koos need mõtted on vormunud ja täna läheb eriline tänu ka avaliku sektori sadadele ja sadadele ametnikele, kellega koos ja kes püüavad meie elu tegelikult Eestis teha paremaks, kes tahavad näha paremaid avalikke teenuseid ja kellega koos me saame seda teed käia. Suur aitäh! Me käisime oma kaameratega ka Danielil külas, nii et heidame pilgu ekraanidele. Aasta koolitaja 2021. Eripreemia. Daniel Kotsjuba. Ma olen disainer, kelle huviorbiidiks on inimene, tema kirevuses ja mitmekesisuses. Ja mõelda just sellele, kuidas me saame luua sellist keskkonda, selliseid tooteid ja teenuseid, mis võtavad arvesse meie eripärasid. Kui kõrge on näiteks pargipink või näiteks kui lähedal on bussipeatuse paviljon bussi alumisele astmele või näiteks väga elementaarne on, et kui me ostukeskusesse läheme, siis uksed avanevad automaatselt. See on niivõrd enesestmõistetav meie jaoks, me selle peale üldse nagu ei mõtle, aga need kõik on alguse saanud inimese vajaduse märkamisest. Tegemist on siis jõumasinaga, välijõumasinaga, mida saab ka tegelikult ratastoolis kasutada. Ma olen oma loomult praktik ja ma tahaks vähem rääkida ja rohkem teha. Ja mul on olnud ka õnn tegelikult neid mõtteid jagada tudengitega Kunstiakadeemias. Ma tahaksin aidata ja olla kaasteeline tegelikult ka ettevõtjatele, kes on arendamas oma tooteid. Ja täna ma töötan avalikus sektoris ja samuti ka avalikus sektoris. Ka meie roll on tegelikult aidata kujundada avalikke teenuseid. Ja see, kuhu ma tegelikult tahan panustada, ongi parema keskkonna, parema ühiskonna loomisesse. Palju õnne, Daniel! Mul oleks sulle kõigest üks lühikene küsimus. Mis teeb koolitaja töö sinu jaoks vahvaks? Kõige toredam on näha sära inimeste silmas ja see, et ja loomulikult disainihariduse või disaineri praktikuna on loomulikult ka näha muutuseid nii inimestes kui ka selles, millega me koos mis materjaliga me töötame. Nii et. Suur tänu, palju õnne veel kord. Aitäh. Ja olemegi jõudnud tänase viimase tunnustamise juurde. Aasta koolitaja teine eripreemia laureaat on IKT valdkonna koolitaja, kel on selge siht toetada inimesi ja organisatsioone tehnoloogia tulemuslikul kasutamisel.
Tehnoloogia valdkonnas toimub iga päev muutuseid. Nendega on oluline kursis olla, et oma õppijaid toetada. Laureaadi sõnul arendavad teda kõige rohkem õppijate tagasiside kirjeldused koolituse kohta. Palume lavale Veiko Hani. Ma olen väga tänulik selle minule osutatud au eest saada see tiitel. Ma tänan kõiki märkajaid ja tunnustajaid. Suured tänud minu perele ja lähedastele, kes mind on nende pikkade koolitaja rolli täitvate aastate jooksul toetanud. Et see toetus on olnud minu jaoks väga oluline. Ma tänan kolleege, koolitajaid ja arengupartnereid, kellega mul on olnud au koos õppida. Head minu õppijad, haridustöötajad. Viimasel paaril aastal on olnud teil keerulised ajad. Distantsilt tulemuslikult õppetööd korraldades olete pidanud väga palju pingutama, pühenduma ja kohanema. Digipädevused, mida oleme koos kolleegidega oma õppijates arendanud, muutusid päevapealt päästerõngaks, et õppimine saaks jätkuda. Õpetajad, teie roll ühiskonnas suunata inimesi õppima on olnud väga mõjus. Te olite ise eeskujuks õppides kümnetele tuhandetele või isegi sadadele tuhandetele õpilastele ja nende lapsevanematele. Ka nemad pidid koos teie loodud õpiruumis õppima. Ma usun, et teie tulemuslik tegutsemine väärib aasta õpitegu. Head õpetajad, aitäh teile. Mul on olnud väga hea meel teiega koos õppida. Aitäh! Ja viimases videoklipis heidame pilgu Veiko tegemistele. Aasta koolitaja 2021. Eripreemia. Veiko Hani. Me elame kiirete muutuste ajal. Teadus ja tehnoloogia arenevad. Tööturg muutub, tekivad uued ametid ja ühiskonnas leiavad aset muutused. Õppimine ja enesearendamine hoiab vaimu virge ja võimaldab elada sisukamat ja mitmekülgsemat elu. Kui lihast ei treeni, siis see kärbub. Sarnast efekti on täheldatud ka ajuga. Kui ajule trenni ei tee, siis selle tõhusus väheneb. Õnneks on hea see, et aju on plastiline ja õppimine on võimalik kõigis elukaare etappides. Veiko annab edasi arvutiteadmisi ning viimasel paaril aastal on ta sunnitud õpetama peamiselt arvuti vahendusel. Viimased 3 aastat on minu jaoks olnud üsna keerulised, sest koolitades veebi kaudu on inimlik kontakt koolitusel jäänud kaugeks.
Mul oli hea võimalus eile kohtuda oma õppijatega õpperuumis. Mis tunne oli? Tunne oli super. Ja isiklikus elus õpin ma iga päev. Et iga päev on võimalus midagi uut märgata ja leida ja ennast arendada. Seega võib öelda, et ma õpin pidevalt. Veiko, mida sa ütleksid julgustuseks nendele inimestele, kes veel täna on kahtleval seisukohal, kas võtta uuesti õppimistee või mitte? See on väga lihtne. Tulge koolitusele ja me saame koos edukalt hakkama. Aitäh! Aitäh! Palju õnne veel kord! Aitäh! Me oleme täna tunnustanud parimaid tegijaid täiskasvanud koolituses ja loodetavasti on pärast tänast üritust nii mitmeski vaatajas tekkinud soov asuda taas õpiteed käima. Julgustan kõiki pidevalt õppima ning arenema, sest tänased lood on näidanud, et see on elus edasiviiv jõud. Mul oli suur rõõm teiega täna päeva veeta. Kutsun teid kõiki üles osalema maakondlikel õpisündmustel ja ampsudel, sest täiskasvanud õppija nädal alles algab. Otsige endale sobiv õpisündmus kalendrist ja õppige mõni uus oskus või tutvuge hoopis toredate inimestega ja leidke endale uusi sõpru. Lõpetuseks heidame pilgu taas Jako Maltise põnevale heliredelile ning pidage siis meeles. Iga redeliaste siin elus viib edasi uute ja põnevate sihtide poole. Aitäh teile! Kõlagu muusika!
kallid Eesti lapsed, eriti kallid Eesti naised ja austatud Eesti mehed, on lõppemas viimase poolsajandi joovastavaim suvi Eestimaal, mille põletav kuumadest sündmustest, sõnadest ja lauludest lahvatanud lootuses oleme taas saanud iseendiks. Me ei ole enam niinimetatud kohalik põhirahvusest elanikkond, vaid me oleme jälle eestlased.